Ja täna siin Narvas me tähistame tõepoolest Euroopa päeva. Mitte ainult Narvas, aga kogu Eestis ja kogu Euroopas loomulikult head sõbrad. Aga Narva kindlasti on täna üks väga aktuaalne koht selles osas Eesti kaardil. Ja siin Narva linnas Raekoja platsil on tegelikult väga suur melu juba. Siin on kohal Sisekaitseakadeemia, politsei, Päästeamet, Euroopa Liidu teavituspunktid. Inimestele jagatakse Euroopa Liidu lippe, kõik on rõõmsad, muusika siin vaikselt mängib, juba sätitakse lavale esimesi ansambli sette, nii et ja mis kõige rõõmustavam, aasta eurooplane, kes täna valiti, tuleb ka Narvast. Kuidas ta oma Euroopa asja ja Euroopa väärtusi siin Narvas üldse edasi annab, sellest ta räägib ka ise. Pärast teist maailmasõda meil on ikkagi Euroopa väärtused. Vabadus, rahu, solidaarsus, identiteet, mis on ka väga oluline ja sellest väärtustest me räägime pidevalt siin, eriti viimased aastad, seoses sellega, et me näeme, kuidas maailm muutunud selle lühikese perioodi jooksul ja kuidas meie agressiivne naaber kavatseb mõjutada meid seoses meie vale väärtustega. Kui palju teid häirib see fakt, et te olete Venemaa poolt kuulutatud tagaotsitavaks? Nad räägivad, et me ignoreerime, me ei märka seda bännerit, aga vot see fakt räägib ikkagi sellest, et meie tegevus arutatakse, see ei ole tühi koht nende jaoks, nad on kättemaksu täis ja see tähendab, et toimub ikkagi arutelu ja me oleme nähtavad meie sõnumitega. Mind häirib pigem see fakt, et viimased 20 aastat taustal oli see esiteks võidupüha kultus, millest kasvas hiljem sõdakultus, sõjakultus, surmakultus, me näeme seda ja mind häirib, kuidas meie inimesed ei saa orienteeruda selles informatsioonis. Mind häirib, et paljud Narva inimesed ja mitte ainult Narva inimesed, ka paljud eurooplased, kes räägivad vene keelt või lihtsalt elavad vene kultuuri ja inforuumis, nad on nendega ühel lainel, vaatamata sellele, et nad elavad Euroopas ja neil on siin, oleme ausad, väga mugav elada. Praegu näidatakse just Vene sõjafilmi, kus minu arust peaosas on Inokentis Moktonovski ja põhiliselt on need, kes siin seda filmi vaatavad, ikkagi välismaa turistid. Tõsi, mõned kohalikud käivad ka läbi ja seal eemal juba siis näete, on valmis pandud suur lava, inimesi siin samas jõe ääres juba liigub, võtavad juba kohti sisse, nii et pidu ka vastaskaldal praegu käib.